ja ka minu poolt lihtsalt turvalisuse huvides, kui tuleb tunnisõit, võime elada kaasa, aga nüüd kiirused päris suureks, sorry, et kindlasti see koridori osa, kust hobused liiguvad, et hoiame selle vaba ja võite liikuda ka sinna tahapoole, et näha seda ägedat tunnisõitu. Ratsanikud on juba valmistumas sinna olulisel liivaväljakul, kus oli ponisõit, nii et saate näha, pilti teha ja ma luban teile, et meil läheb enam väga Так, думаю, пройти, поснимать просто атмосферу. Давай. Там горочку есть. Ja kui hõimuste tunnisõiduvõitlus on lõppenud, siis laintanki saate juba proovida 18.35 ütlevad, siis vaadata, kuidas õigustik laintank käib ja siis saate ise mööda valitseda. Hey. Прикольно. Ma tegin talle veel vai. Opa! Rodeo pudi. Kui peame. Seal on see härr, see, mis on see, mille sa pealist kus seal? Seal. Ja ma näen ka nüüd.
Время бегаю тут. Нормально, молодец. Для ютуба просто. Потом загружаю, просматриваю. Siinä on eräs vasta. On se on. Ei, kun näyttää sulle mitään. Olegi seal. Kuna paned mingi Futuland story.
подходить ближе. Вы если в кадр попасть, я стараюсь, чтобы никто не попал. Короче, обычно просто... Там, по-моему, много будет лошадей уже. Mis hobuse nimi on? Ja kõik see nii, kui üks võistlus käib, ehk siis eelmaailm, siis toomaailm, siis finaal ja parem selgitakse auhindu ja auhinduses. Nüüd täpselt ei tea, kas ma võin üles kutsuda aktualeerima, kui keegi võidab, aga tundub, et need on mingi väiksed peas ja või läheb teha nii. Isegi või vaatame see tünniseid võrra. Jaa, ma tahan tünniseid küll näha. No nüüd naerata. Aga ma lähen mind ära, et ma tahan küll tünniseid. Aga vaatame tünniseid. Vaatame selle ära. Aga ma ei siin üle. Steffi! Rahva sekka me ei lähe. Ei lähe. Aga sinna. Так, там что-то началось. Hästi ette vaata. Rahva vahele väga ette vaata. Ja kui see võistlus siin peetud on, siis võite vaadata nüüd sinna lasteala poole ka, sest kui te ei ole käinud vaatamas parimat noorpulli 2025, siis teie võimalus on teil seal olemas. Seal aias see toimetab koos lehma ja vasikaga, nii et minge loomi avastama, seal on eeslid ka muu hulgas ja lambad, nii et minge patsutage ise ja võtke lapsed ka kaasa. Ja seal samas hakkab siis toimuma kella 9 ka kepphobuste võistlus, mis nagu öeldud, ei ole mingit ilu-lilu ega nalja asi. Suured inimesed isiklikult hüppavad kepphobustele ja hakkavad ikkagi palehigis võistlema ja nalja seal ei tehta enam. No nii, ma näen, et perenaine on juba valmis, tõusnud pukile. Oota, ma tulen ka korra, ega ma ei julge tullagi siia sisse, mine tea, et kes ära jookseb. Tulen siia, kellega ma aion küll lastele ette teha küll. No hei kõigile! Nagu te näete, hobused on valmis. Tüdrukud 2 sekundit veel jalutage ringi. Räägin inimestele ära, kuidas siis asi käib. Täna läheb sõit siis 2 ratsaniku vahel võidu aja peale ja nad peavad tegema ümber nende tünnide sõlme. Ja kus see tuleb? Tünnisõit on siis saanud alguse Ameerikas ja see tegelikult ongi üks osa ju karja ajamisest. Nii et saame kaasa elada. Kui te näete, et hobused lähevad liiga äksi, natukene liiga närvi, siis me peame jälle gramm rahulikumad olema. Nii et vaatame, kuidas meil siis läheb, et võib-olla kui nad sõidavad, siis ärge plaksutage esimese pöörete ajal, sest muidu need hobused ei pruugi sinna tünnide juurde minna. Kui nad lähevad sinna taha poole ja tulevad tagasi, siis võite täiega kaasa elada. Kas kõik said aru? Kõvemini! Kas te olete valmis? Võistlejad, kas te olete valmis? Ja meil on täna võistlus tules eelmise aasta võitja Kristina Montecristo ja Lisette ja Elev, kes on siis kohalikud. Paneme muusika peale ja käib siis selle peale, et tähelepanu valmis olla läks, ma ütlen. Olete valmis? Tähelepanu, valmis olla läks!
kui silmad on tehtud, võime hakata kaasa elama. Läks nii ja nüüd juba hakkame kisa tegema. Ja selle raundi võitis kindlalt Kristin ja Liisette, tule lõpuni, ei ole hullu. Elame Liisettele kaasa. Tubli. Siit raundist läheb siis edasi Kristin ja järgmisena tulevad meile siis platsile Saaremaalt seekord Minni ja Vakants ja meie kohalik Karoli ja Enrita. Võistlejatele siis veel kord, te saate platsi ära katsetada. Arvestate sellega, et plats võib olla libe, minge sealt batuudi juurest mööda, las hobused tutvuvad. Ja tegelikult nii palju ka, et miks meil on siis sellised 2 liivaväljakut ja siin on mingid imelikud kangatükid sees. See on siis selleks, et see liivaväljak oleks hobustele ohtlik, et meil ei ole spetsiaalne tünnisõidu liivaväljak. Päris tünnisõidu liivaväljak peab olema pehmema liivaga ja sügavam, sest et päris õigel võistlusel need hobused ikkagi lasevad väga suurel kiirusel hoo alla. Aga tüdrukud, andke märku, kui te olete valmis. Saaremaalt siis Minni! Ja meie kohalik Karoli ja Enrita! Kas te olete valmis? Nii, ja käib siis jälle tähelepanu valmis olla läks, kui ma ütlen, jah? Nii, tähelepanu, valmis olla läks. Ja siis jälle, kui pöörded on tehtud. Ja läks, lähme kaasa! Ja selle raundi võitis Minni. Saaremaal läheb järgmisesse raundi. Aga nagu te näete, et see suure kiiruse peal see hobuse keeramine ei ole üldse lihtne. Järgmisena tulevad meile võistlusele Annabel ja Otaik ja Mirtel Baltimoril. Anname neile jälle 2 sekundit, olge ettevaatlikud siin väravas, ärge jääge värava taha, hobused tulevad, on natukene äksi täis. Anname tüdrukutele jälle natukene aega tutvuda. Ja tegelikult võib-olla siin on hea rääkida, et mis vanuses hobustega me siis hakkame ratsutama ja kui vanaks üldse hobused elavad. Hobused elavad 25 kuni 30 aastaselt keskmiselt ja nendega hakatakse ratsutamist õppima alles siis, kui nad on 3-aastased. Ja kui nad on alles 6-7 aastased, isegi 8, siis nad on lõplikult välja arenenud. Me võime teha vahetuse, Mirtel, tule sa vasakule poole. Annabel vaatab, kas ta saab paremalt poolt läbi. Et see on nende hobuste koduväljak, aga tavaliselt siin niisugust batuuti ei ole, nii et anname tüdrukutele aega natukene asjaga tutvuda. Meil ei ole ka nii palju inimesi korraga tavaliselt siin platsi ääres, nii et las hobused rahulikult vaatavad. Tegelikult on professionaalidega, kes meil siin täna esinevad. Nii et Mirtel ja Annabel, kas te olete valmis? Olete valmis? Ehk siis jälle? Nii, laseme Odaigilt siit natuke veel vaadata. Nii, ja teeme jälle siis selle, et valmis olla tähelepanu. Nii. Annabel valmis? Valmis olla, tähelepanu, läks! Go, minge tüdrukud, tublit. Ja nüüd saame jälle elada natuke kaasa.
tulevad jubedasa vägiselt. nii, Robbie, Annabel ja Odaik jõudsid esimesena seekord finišisse. aitäh, Mirtel, see oli väga hea raund 5-aastase Baltimori poolt. nii, laseme nad rahulikult, laseme teised. Teeme häält, lärmi ja aplausi.